tere armsad Plaastrid peale kanali vaatajad, mina Karilta ja minuga koos on täna Helina. Tere Helina. Tere. Ja me oleme siin täna selleks, et Helina räägib siis oma kasutuskogemusest, millest muust ikka kui Lifeway plaastritest. Nii et Helina, räägi oma lugu. No kuidas kõik algas? See lugu algas siis nüüd 2 aastat ja 3 kuud umbes tagasi, kui ma sain oma esimese X39 plaastri endale 7. kaelalüli peale. Ja sellest hetkest ma olin sellesse plaastri asjandusse väga armunud, sest et minu meelest oli väga suur efekt juba. Mul oli siukene kael kunagi, mida massasöör ei saanud isegi pihku võtta. Siukene suur siis mägi oli mu seljas või kuidas nad ütlevad. Muhk just. Ja see oli kadunud ära ühest plaastrist, aga peale esimest plaastri panekut oli minul siuke tunne, et see on juba kadunud, aga paari kuuga ta tõepoolest oli juba märksa väiksem. Ja tänaseks mul teda ikkagi ei ole. Ei ole. Võin kinnitada. Ja sealt siis läkski lahti igasuguseid asju, mida võib-olla kohe ei märka. On minuga juhtunud, hoiavad mind aktiivsena, vitaalsena. Väga palju olen liigeste juures saanud toetust ja abi ja sellist, mis ka säilivust paljudele asjadele, et ei ole läinud hullemaks. Siis X39 oli hiljutine sisekõrva lugu, mis mind kiskus täitsa kreeni. Ma ei hakka pikalt rääkima, aga hästi lühidalt, et kandes siis siin kõrva ees või taga seda X39 aeg-ajalt üsna ruttu, kusjuures ka meditsiiniliselt öeldi, et see ei ole nagu ravitav, et võib-olla mingi aja pärast hakkab taastuma, anti lootust mingi teatud protseduuride tagajärjel. Aga praegu ma võin öelda, et mul ei ole sellist kohutavat viltus olemise tunnet enam ja ma saan autoga rahulikult sõita ja elu on nagu lill. Ja erinevaid asju. Plaastrid on toetanud ka minu kaalulangust, mitte 100% ainult. Ma olen ikka ise ka midagi pidanud tegema. Alati peab ise tegema ka midagi natuke. Ja ka toidulisandeid võtma juurde, lisaanalüüse andmas. Ma käisin esimese ennetava meditsiinikliinikus kaalukonsultatsioonil. Aga need plaastrid tõesti, see SP6 üsna sagedasti ja need kõhuprotokollid, need nagu väga hästi toimivad. Ma võin öelda, et mu viimane kõhuprotokoll oli äkki märtsis või oli aprillis. Ja ma olin just omale tellinud mõõdetavad lümfineed, mis need on, need tugiretuusid. Ja kui ma nad kätte sain, siis need olid mulle juba suured. Milline positiivne probleem? Natukene pahasse ka, aga ikkagi alla ei kuhku. Hakkama saab ilusti, et täiesti toetavad ka igatpidi. Ja igasuguseid, neid on nagu nii palju, et ei tulegi nii kiiresti kõik lood järjest meelde. Kas sul on selle aja jooksul tekkinud ka mingi eriline lemmik? Nad on vaheldunud. Mul on olnud nad üsna kõik, aga just hiljuti siin rääkisin, et mul viimase aja, võib-olla 3 või 5 kuu viimase aja lemmik on mul Carno siin. Tõsiselt nagu töötab ja toimib ükskõik kuhu ma ta panen. Mingisuguse valu või mitte valu või mingisuguse muhu või lohu või mille peale iganes. Ta täiega toimib. Rääkimata see, et ta on nagu aju paneb nagu veel rohkem tööle ja väga nagu kasutan nagu praegu. Vahepeal oli Eion, aga nüüd on Carno siin. Lemmiklapsed vahetuvad. Ma ei tea, mis ta veel tuleb. Ja ei tea. On väga tore. Nii et aitäh Helina oma lugu meiega jagamast. Ja kindlasti kuuleme veel kindlasti uusi lugusid. Teekond on alles alguses.
nii et see 2 aastat ei ole mitte midagi. Jah. Ja nii et aitäh vaatamast, tervitame ja uute rõõmsate kohtumisteni.